Ja nüüd ma saan vahetada rolle. Esinejast saan ma seltsi esinaiseks praegu kehastuda. Ja te programmist olete lugenud, et nüüd on meil plaanis õpilaste tõlgenduskonkurssi tulemuste väljakuulutamine ja teil on võimalus kuulda tõesti verivärskeid pilke Ene Mihkelsoni luulele. Et mul on nii hea meel, et noored on nii Tallinnast kui Tartust siia täna kohale tulnud ja nende õpetajad ja me saame seda nende esituses kuulda. Nüüd aga kõigest järgemööda, et kui selts sai asutatud, siis oli kohe alguses täiesti selge, Marju ütles seda selgesõnaliselt, et meile on väga oluline töö õpetajatega ja õpilastega. Ja Lea Tooming on olnud inimene, kes on seda asja meil aidanud siin mõtestada, eest vedada ja mul on nii hea meel olnud koos Leaga seda kõike koos teha. Me saime augusti teises pooles kokku õpetajatega siinsamas Kirjandusmuuseumi saalis, kus me pakkusime võimalust koolituseks lähilugemine kui aeglustumise ja süvenemise viis. Ja siia kohale tuli 12 kirjandusõpetajat, kellega koos me siis veetsime terve päeva 2 Ene luuletuse seltsis ja Merle Karusoo ja Katrin Saukas ja mina ise siis ka olime need, kes siis aitasid sellel teekonnal. Nii suur rõõm oli, et selle tunde või need mõtted viisid õpetajad kaasa, osa õpetajaid kaasa oma koolidesse ja oma õpilasteni. Konkursile laekus 5 koolist, nii et siis need ei olnud palju koole, aga kokku laekus meile 35 esseed ja 7 videotõlgendust, sest me pakkusime võimalust teha 2 kategoorias neid tõlgendusi esseedena ja videotõlgendustena. Ja videotõlgendustega need oli küll 7, aga kokku oli sellega seotud 22 õpilast. Nii et kokku siis, kui numbreid lugeda, siis 57 õpilast vähemalt olid intensiivselt pidanud Ene Mihkelsoni loominguga tegelema, aga mõistagi, kui seda koolides lugeta, siis tõenäoliselt nende õpilaste ring oli suurem. Nii et mul on nii hea meel, et on võib-olla 100 õpilast, kes on Mihkelsoni luulet lugenud kindlasti ja on selle enda jaoks saanud kaasa kuidagi ellu. Aga veelgi suurem rõõm oli selle üle, et tegelikult see pilt, mis meile sealt vastu vaatas, ehk siis kui elutargad mõtted, kui kuidagi selline hea tunnetus oli õpilastel, et tõepoolest Mihkelsoni luule kõnetas neid, nad said sellest väga hästi aru, see resoneeris nende endaga, et tõesti need põhilised teemad, mida nimetati, olid kõigepealt muidugi nimetati seda, et tema luulest tuleb läbi pureda ennast, et see nõuab vaeva, aga see nii-öelda premeerib sind, et kui sa oled ühe teksti lugesid, alguses ei saanud midagi aru, lugesid terve rea, siis juba tekkis täiesti selline tunnetus, et millega on tegu. Samuti neid kõnetas väga tugevalt tegelikult see hüljatuse küsimus, see puuduvad suhted perekonnaliikmetega võib-olla ja perekondade lõhkikistust, sest täna hoopis teisel moel on ju lastel samasugused küsimused, et mõni kirjutas täiesti sula selgelt, et ma ei ole oma isa mitte kunagi näinud, ta elab kuskil, aga tal puudub igasugune kontakt temaga. Ehk siis tegelikult, et küsimused on väga aktuaalsed ja see kõnetas noori. Ja mind üllatas väga positiivselt tegelikult see, et täitsa mitu inimest tõdes, et just see surelikkus ja see surma küsimus, et me kõik oleme surelikud ja et selle aktsepteerimine kuidagi oli see, mis Ene luule neile andis. Ja mitu ütles, et ta sõnastab neid samu mõtteid või neid mõtterägastikke, mis neis endiski on. Nii et tõesti ma paar sellist kohta teile loen ette, mitte nendest töödest, kes täna siin teile esinevad. Näiteks kirjutab Natali Demir Vanalinna hariduskolleegiumist. Ene Mihkelson on nüüdseks jätnud pisikese jälje minu vaimumaailma ning võib-olla kasvavale metsale selle võrra üks viljakande puu juurde tekkinud. sest metsa istutamine on tõepoolest aeganõudev töö. Ehk siis see.
viitab meie kodulehel olevale Viivi Luige tsitaadile või kirjutab Viktoria Mägi, suutsin end igasse Mihkelsoni ritta sisse lugeda. Nägin luuleraamatu kaante vahel oma ema, isa, suguvõsa ning vilksamisi ka enda lugu. Või natuke pikemalt tsiteerin Karl Mark Sibold, kes on täna ka siin saalis. Tema ehk siis Mihkelsoni poeesia jätab hinge kriipiva ja ahastava, aga samas õndselt rahuliku tunde, et surm on midagi, mis tuleb, aga seda ei tasu karta, sest see on samasugune sündmus nagu iga teinegi inimese elus. Mihkelson oskab manööverdada oma lugeja inimeste emotsioonide vahel, oma luulega inimeste emotsioonide vahel ning pisendada nende argimuresid lihtsa tõega, et inimese saatuse kurssi see ei mõjuta absoluutselt. Lugeda Mihkelsoni on justkui teraapia, mis rahustab hinge. Allaandmisega kaasnev pingelangus on omal moel tõesti meeldiv. See hetk, kui sa tead, et sa ei saa midagi teha ja oled täielikult saatuse kätes, on vabastav. Ning ehk ongi see ene Mihkelsoni masterplaan. Nautida iga sekundit, mis me planeedil Maa viibime. Vaat sellised mõtted soojendasid minu hinge. Nüüd me teeme niimoodi, et me anname välja kokku 5 auhinda esseede kategoorias 1., 2., 3. koht, eripreemia 9. klassi õpilasele, sest meil oli ka 2 9. klasside õpilast, kes saatsid meile. Ja siis on meil video tõlgenduse auhind. Minu ettepanek on selline, et ma kutsun õpilasi järjest siia ette, et nad saavad oma essee esitada ja ma annan siis auhinnad nagu pärast korraga.